kuidas ma aasta aega olin suhtes nartsissistliku psühhopaadiga ja kuidas ma sellest suhtest välja sain ja mis seal kõik juhtus ja draama. Ma arvan, et siin tuleb ka mitmeosaline videoseeria, sest ma armastan seeriaid ja ma räägin liiga palju ja TikTok lubab mul ainult 10 minutit jutti rääkida, nii et let's go. Aasta oli 2017, suvi oli just alanud ja ma olin just teada saanud, et mind on haledalt maha jäetud. Seega ma olin vaba ja vallaline ja arvestage sellega, et kui ma oma eksiga kokku sain, siis ma olin 17. Seega ma olin 10 aastat püsisuhtes, ma ei olnud mitte kunagi oma elus kohtingutel käinud ja kõik see maailm tundus nii huvitav ja põnev ja hirmutav. Nagu väga-väga hirmutav. Mingi suvaline õhtu, ma arvan, et see oli paar nädalat pärast seda, kui mind oli maha jäetud, eks ole, ja ma olin juba mõnda aega kurb olnud, siis ma otsustasin, et aitab masetsemisest. Aeg on välja minna, ma mõtlesin, et ma tahan tantsima minna, ma ei ole mingi 6-7 aastat tantsimas käinud, võib-olla see natuke liialdatud, aga aastaid, ma ei olnud aastaid väljas käinud ja minu sõbrantsid ei viitsinud minuga tulla, seega ma kirjutasin ühele Kristile, kuidas ma Kristiga tuttavaks sain, ma ei mäleta, aga ta oli selline juhututtav ja minu mõte oli, et ta on noor, ta raudselt viitsib minuga tulla ja viitsiski ja ta küsis minu käest, et kas ta võib oma sõbra kaasa võtta, ma ütlesin, et muidugi, mida rohkem, seda uhkem ja minu plaan oli, et alustame minu juurest on ju eelsoojendamisega nagu mingid 16-aastased. Ma olin lihtsalt väga vaene, mul ei olnud too hetk nagu sentigi et minna kusagile välja istuma, seega ma kutsusin nad enda juurde ja siis pärast oli plaan välja tantsima minna. Mina mõtlesin, et Kristi toob oma mingi sõbranna kaasa, aga Kristi ei toonud oma sõbrannat kaasa, tõi hoopis mingi tüübi ja ma mäletan, et kui ma seda tüüpi vaatasin, siis ma mõtlesin, et kes see kodutu narkar on. Selles mõttes, et ta nägi tõesti nagu väga-väga hale välja ja arvestage sellega, et ma ei olnud mitte kunagi oma elus ühtegi narkarit näinud, nii et ma ei tea, kuidas ma teadsin. Aga näete, ma teadsin ja see oleks pidanud olema punane lipp number 1 ja see oli esimene väga paljudest punastest lippudest, mida ma otsustasin ignoreerida. Nad istusid mul köögilaua taha maha ja ma mäletan, et ma uppusin tema pruunidesse silmadesse. Igatahes me rääkisime seal mõnda aega, ma sain teada, et Kristi tunneb seda tüüpi umbes 3 päeva, nad on olnud mingis suhtes umbes 3 päeva ja selle aja jooksul on see Kolumbia tüüp, kelle nimi oli Andres. Ma ei ole vist kunagi öelnud. Ma mäletan, et ma kutsusin teda oma blogis Alejandroks või Juhaniks. Ta nimi oli Andres. Ja ma mäletan, et Andres oli juba Kristi kätt palunud selle 3 päeva jooksul ja kutsunud teda endaga Kolumbiasse elama. See oleks pidanud olema punane lipp number 2. Tüüp on sõge, aga ma otsustasin ka seda punast lippu ignoreerida. Ma lihtsalt mõtlesin, et noored. Ja siis me jõime seal mõnda aega veini minu köögis ja siis me läksime välja tantsima. Juba teel sinna kohta, kuhu me tantsima läksime, siis see tüüp pani oma käe mu õla peale ja ütles, ma mõtlesin, et sa oled Kristi ja see sama kordus veel mõned korrad, mille peale Kristi ilmselgelt endast täiega välja läks, sest nad olid ju juba 3 päeva koos olnud. Minu jaoks oli kogu see situatsioon veider, ma ei saanud nagu väga midagi aru, eks ole. Kristi täiega pettus ja solvus ja kui me sinna klubisse või kuhu iganes, ma ei mäleta, minu arvates oli see üks šoti baar, kuhu me läksime. Kui me sinna kohale jõudsime, siis Kristi oli nagu endast nii väljas juba, et ta otsustas mingit suvalist tüüpi suudelda ja ma ei tea, kogu see situatsioon oli nagu, mina mäletan, et mina too hetk mõtlesin, et ju siis see 3-päevane suhe ikka ei olnud nii tõsine ja mis seal ikka, eks ole. Mis sealt edasi sai? Ma ei mäletagi, mis too õhtu täpselt edasi sai. Aga mingi hetk igades läksin mina koju magama. Muidugi ma kontrollisin fakte, et kas ma ikka läksin koju magama sellel õhtul. Ei läinud, ma suudlesin seda tüüpi sellel samal õhtul, nagu seda tüüpi, kes nägi välja nagu kodutu narkar, seda tüüpi, kes väidetavalt oli minu tuttavaga suhtes juba 3 päeva olnud ja oli teda juba oma naiseks palunud. Issand jumal,
kas Liis 27-aastase naisterahvana mõtles selle olukorra üle järele, analüüsis situatsiooni, nägi kõiki neid punaseid lipukesi ja sai aru, et hoia eemale? Muidugi mitte. Mina olin juba uppunud tema pruunidesse silmadesse. Ma olin nii armunud. Igatahes järgmine päev oli Andres Kristi käest minu telefoninumbrid küsinud vabandusega, et ma olevat lubanud tema musta pesu pesta, mis on tõsi, miks me üldse eelmine päev tema mustast pesust rääkisime, ma ei tea, aga ma mäletan väga selgelt, et ma ütlesin, et mul on pesumasin, ma võin pesta sinu pesu. Seesama õhtu me läksime veinipudeliga mäeotsa romantikat tegema ja siis ta rääkis mulle, kuidas ta eelmine päev oli koju läinud, kuidas Kristi oli ära keeranud, kuidas Kristi oli talle kallale läinud ja peksnud teda ja tema selga küünistanud ja kuidas tal oli hirm, vaesel Andresil oli hirm ja mul hakkas temast kahju. Nagu ma oleks võinud Kristile helistada ja küsida, et oh my god, mis eile juhtus, aga ma ei teinud seda. Ma ei tea miks, aga ma ei teinud seda. Kui ma oleks seda teinud, siis ma oleks teada saanud, mis tegelikult juhtus ja äkki siis ma oleks sellest Andresist nagu eemale hoidnud. Aga ei, ma viisin selle tüübi enda juurde ja me magasime see sama öö ja ma mäletan, et ma ütlesin talle, et kasuta kondoomi, pane kondoom peale, ma ei tunne sind, ma ei kasuta pille, eks ole, jumala eest kasuta kondoomi ja ta teeskles, et ta pani selle kondoomi peale. Pime oli, eks ole, nii et ma ei näinud. Ma sain hiljem aru, et ta ei teinud seda, sest ma leidsin prügikasti kõrvalt avatud, aga kasutamata kondoomi. Ja kas ma siis sain aru, et jumala eest hoia sellest latiinost eemale, ta nagu valetab sul otse näkku, nagu see on tõsine asi ikkagi, kui keegi palub sul kondoom peale panna ja sa ei tee seda, see on tõsine asi. Ei, ma olin nagu sõna otseses mõttes silmaklappidega, ma lihtsalt ignoreerisin kõiki ohumärke. Järgmised 2 nädalat oli Andres minuga konstantses kontaktis. Ta saatis mulle iga päev 50, 60, 70 sõnumit. Ta ilmus pidevalt minu ukse taha ja rääkis, kui ilus ma olen ja kui eriline ma olen ja kuidas ta ei ole mitte kunagi oma elus kohanud sellist naist nagu mina. Vau! Seda kutsutakse laabomminguks ja selline taktika töötab ideaalselt naisterahvaste puhul, kes on väga haavatavas situatsioonis ja see on täpselt see, kus ma too hetk olin. Mind oli just maha jäetud, ma olin mega pikka aega üksinda olnud ja mul olid väga rasked aastad selja taga ja minu enesekindlus oli nagu nulli lähedal. Ja siis tuli Andres ja ütles mulle kõiki neid ilusaid asju ja see kõik pani mind nii hästi tundma ja see oli see, miks ma temast ära armusin ja miks ma temast nii tugevalt kinni hoidsin ja miks ma ei näinud kõiki neid punaseid lipukesi lehvimas. Ja mingi hetk ma sain aru, et ta elab minu juures. Kuidas see täpselt juhtus, ma ei tea, aga eks ta vaikselt nagu liikus sinna suunda, et ta tuli mulle külla, siis tuli uuesti, jäi natuke kauemaks, siis tuli uuesti ja ei läinud enam ära. Ja esimene kuu aega oli nagu super. Ma mäletan, et ma mõtlesin, et kuidas mul ikka veab armastused. Kõigepealt mul oli minu eks, me olime 10 aastat koos, ta oli nii tore mees. Nüüd mul on Andres, ta teiega hoiab mind, ta saab minu lastega nii hästi läbi, nad on nii head sõbrad. Kuidas mul on vedanud. Aga see idüll kestis ainult kuu aega. Nagu meil ei olnud draamasid, ainult kuu aega. Nagu see, mis sealt edasi tuli, oli lihtsalt ulme. Ja eks see oli ka taktika ilmselgelt, et nagu kuu aega teeselda, et ta on normaalne inimene, et oma juured nii-öelda maha ajada, et nagu mingi selline suhe tekitada minuga, mingi sõltuvussuhe ja siis oma päris värve näidata. Et ma olen jumala kindel, et see oli ka taktika. Aga sellest me räägime järgmises osas, sest mul saab aega otsa, mul on juba ligi 10 minutit räägitud. Nii et osa 2 tuleb loodetavasti varsti. Osa number 2, kuidas ma olin aasta koos nartsissistliku, manipulatiivse, valeliku kolumblasega ja kuidas ta lõpuks keset tööd Prantsusmaale põgenes oma armukesega või võib-olla oli mina armuke, we will never know. Esimene osa lõppes selles punktis,
kus ma sain korraga aru, et tüüp elab minu juures ja kuidas tal õnnestus 6 aega mängida täiuslikku elukaaslase rolli. Andreesi-sugused tõprad teavad sinu kohta absoluutselt kõike. Nad teavad, mida sa vajad, mida sa soovid, mida sa ihaldad, millest sa puudust tunned. Kuidas? Sellepärast, et esimesed nädalad on nad sinuga konstantses kontaktis. Me räägime 100 sõnumitest, me räägime telefonikõnedest, me räägime sellest, et ta on kogu aeg sinu ukse taga ja ta küsib ja ta uurib ja ta pärib. Ja sulle ehk tundub, et vau, lõpuks ometi ma leidsin ühe mehe, keda päriselt huvitab, kuidas mul läheb, ta kuulab mind. Reaalsuses ta lihtsalt kogub informatsiooni, mida pärast sinu vastu ära kasutada. Tal on väga lihtne mängida seda täiuslikku elukaaslase rolli, sest ta teab täpselt, millist meest sa otsid. Võib-olla sa rääkisid talle, et väga eelmine elukaaslane mitte kunagi ei toonud mulle lilli. Teate, kes järgmine päev teie ukse taga on suure lillekimbuga, see sama tüüp. Ehk siis väga lihtne on ära armuda sellisesse tüüpi. Tema jaoks on see mäng, aga sinu jaoks on see päris elu, sinu jaoks see tundub nii tõene. Ja veel ekstra ta valab üle siin komplimentidega, eks ole, sa oled nii ilus, sa oled vaimustav. Ma ei ole mitte kunagi nii erilist naist oma elus kohanud ja siis sa langed sinna lõksu ja kui sa sinna lõksu langed, oi kui raske sealt on välja pääseda. Ja üks hetk sa tunned ennast turvaliselt. Sa lased oma palvel maha minna, eks ole. Ja see on see hetk, kui kõik muutub. Ehk siis tema on püüdnud sind lõksu ja nüüd hakkab baas number 2. Ma ilmselgelt tänaseks päevaks enam ei mäleta kõiki neid situatsioone, mis meil tekkisid, eks ole. Aga ma toon teile kategooriatena välja nagu enam-vähem need, mida ma kõige eredamalt mäletan. Ära varasta mu sõpru probleem. Päris algusest tal oli pigem mure sellepärast, et miks sulle mu sõbrad ei meeldi, aga mul ei saanudki ta sõbrad meeldida, sest kõik ta sõbrad, peaaegu kõik, olid kodutud narkarid. Ja tihti peale me saime kokku keset tööd kusagil pargis. Ja ma mäletan, ma mõtlesin, mida ma teen siin, ma ei taha siin olla. Aga ühel nendest õhtutest seal samast pargis saime tuttavaks Roksiga. Roksi oli üks tüdruk, kellega Andrees oli päris alguses, kui ta Malagasse kolis tuttavaks saanud. Ehk siis Andreesi peas oli Roksi tema sõbranna enne kui minu sõbranna. Aga me hakkasime Roksiga mega hästi läbi saama ja me hakkasime koos ilma Andreesita väljas käima ja Andreesile see absoluutselt ei meeldinud. Miks ma ei tea, kas ta oli armukade või ta lihtsalt nii väga tahtis dikteerida, kellega ma tohin väljas käia või kellega mitte. Või võib-olla ta kartis, et Roksil on mingit informatsiooni minuga jagada, mida ta ei taha, et minuga jagatakse. Ma ei tea, aga ta võttis oma elu eesmärgiks meie sõprust rikkuda. Tema taktika number 1 oli, ta ise lõpetas igasuguse suhtluse Roksiga ja mulle rääkis, et Roksi on kohutavalt halb inimene ja kõlba mulle sõbrannaks. Ta rääkis, et Roksi oli kõik tema asjad ära varastanud ja need maha müünud ja jumala eest ära saa Roksiga läbi. Aga ma teadsin paremini selles mõttes, et Andreesil oli algusest peale minuga mega raske, sest ma ei olnud selline alandlik naisterahvas, kes kuulas oma mehe sõna. Mina teen, mida mina tahan, eks ole. Mina käin läbi nende inimestega, kellega ma tahan läbi käia. Ja mina teen ise omad hinnangud. Nagu ma ei kuula pime silmi sinu hinnanguid ja siis ei käitu nende järel. Ma teen, mida ma tahan, eks ole. Ehk siis see taktika ei töötanud. Tema taktika number 2 oli ennast pildituks juua. Iga kord, kui ma Roksiga välja läksin, siis ta jõi ennast pildituks. Esimene kord ma mäletan, ta jõi kõik alkoholipudelid, mis mul kodus olid tühjaks, siis ta ropsis öö otsa ja siis järgmine hommik ta ütles mulle, et sina oled süüdi selles, et mina ennast nii halvasti tunnen. Ja järgmine kord ta jõi ennast taas kord pildituks, aga tänaval ja siis ta väitis mulle, et tal varastati rahakott ja telefon ära ja vaata, mis juhtub, kui sa Roksiga väljas käid. Aga lõppkokkuvõttes ükskõik, mis taktikat ta ka ei kasutanud. Minu ja Roksi sõprust ei õnnestunud tal lõhkuda ja Roksiga saan ma läbi tänase päevani. Sa raudselt pagad oma eksiga probleem. Mu eks käis endiselt aeg-ajalt Malagas, iga kord, kui ta Malagas käis, siis ta ööbis minu juures ja iga kord, kui ta minu juures ööbis, siis Andrees põgenes. Nagu mina ei sundid teda lahkuma ja mu eksil oli jumala pohk, kas ta on seal või ole, ta ise võttis vastu otsuse ära minna. Ja siis algas sõnumite laviin. Aloo, amor, aloo. Ma tean, et sa magad temaga, saada endast pilt on raudselt sinu voodis. Ma tean, et sa petad. Aloo, amor. Ja kui ma Roksiga käisin väljas, mis talle ei meeldinud, eks ole, siis ta jõi ennast pildituks. Kui mul eks oli külas, mis talle ka ei meeldinud, siis nagu need situatsioonid muutusid nii palju crazy-maks, nagu lihtsalt nii sürriks, et see oli nagu what? Üks nende situatsioonidest oli see, et ta rääkis mulle, et ta oli nagu välja läinud, ta ei olnud üldse palju joonud, mingi gei väidetavalt oli talle joogi sisse midagi pistnud ja teda ära kasutanud vist, äkki ta ei ole kindel.
Ja see kõik juhtus sellepärast, et mu eks tuli mulle külla ja ta oli nagu endast nii väljas ja siis seda ei oleks juhtunud, kui mu eks ei oleks mulle külla tulnud. Ja siis teinekord tal olid mega ilusad juuksed ja ta nägi hullult hea välja ja siis mul eks oli jälle külas ja ta ajas kõik oma juuksed maha ja ta nägi nii õudne välja. Ja siis ta väitis mulle taaskord, et ta tegi seda sellepärast, et ta tundis ennast nii halvasti ja mina olen selles kõiges süüdi, et tema nüüd kole on, et kui ma eks ei oleks mulle külla tulnud ja temal ei oleks seda hirmu olnud, et ma petan teda, siis ta ei oleks oma juukseid maha ajanud. Nagu what? Selle 6 kuu jooksul ma ei petnud seda tõbrast mitte ühtegi kordana. Ma lähen oma sõbrannadega välja, probleem. Tema peas ei eksisteerinud sellist varianti, et ma lähen oma sõbrannadega välja, sest ma tahan nendega koos aega veeta, et ma tahan nendega baaris istuda juttu ajada, ma tahan nendega tantsima minna. Ta oli täiesti veendunud, et me läheme koos välja mehi lantima. Ja toona kõik mu sõbrantsid olid püsisuhtes. Ja ta oli 100% veendunud, et me kõik ühes koos läheme oma mehi petma. Ja sellistes situatsioonides ta ei piirdunud ainult sõnumite saatmise ja helistamisega, ta jälitas mind. Ma mäletan, et ükskord ma olin ühes baaris ja seal oli aken, kus sa näed tänavale. Ja ma seal tantsisin ja mingi hetk ma näen, et tüüp seisab seal akna taga ja põrnitseb mind. Nagu ta rääkis mulle ka, et tal on sõbrad igal pool. Ta tunneb absoluutselt kõiki. Nad kõik teavad, milline ma välja näen. Nad kõik näevad kõike, mida ma teen ja raporteerivad talle, nii et ole ettevaatlik. Kunagi ta ütles mulle, et mingi sõber oli talle väitnud, et ma olin kellegagi koos olnud ja siis ma ütlesin talle ka, et palun anna kõikidele oma sõpradele teada, et nad teeks järgmine kord pildi või video veel parem on ju. Et tõestada, et ma olin kusagil kellegagi koos. Ma räägin, et selle 6 kuu jooksul, kui me koos olime, ma ei petnud seda tõbrast mitte ühtegi korda. Ma lõpuks ütlesin talle, et pane mulle GPS külge kaameraga ja mikrofoniga ja siis sa tead täpselt iga sekund, kus ma olen, kellega ma olen ja mida ma räägin. Nagu siis sa saad lihtsalt nagu maha rahuneda, et sa ei pea nagu jälitama mind mööda linna taga, eks ole. Sa saad nagu energiat säästa, on ju, et istu seal kodus ja lihtsalt vaata seda kuradi kaamerat ja siis sa tead täpselt, mida ma teen. Ja siis sa saad maha rahuneda äkki, aga ta ei olnud nõus sellega. Andreesi armukadedust on väga raske sõnadega kirjeldada. See oli kõik võimas, see oli jabur, see oli absurdne, aga mul on üks väga hea situatsioon sellel teemal. Läksime tülli. Tõenäoliselt jälle süüdistas mind milleski, mida ma ei teinud, aga see olukord toona ma oli nii jabur, et ma läksin endast nii välja, et ma tundsin, et kui ma kohe kodust ei lahku, siis ma lähen talle kallale, siis ma haarasin oma 2-3 asja ja ma läksin. Andres samal ajal oli täiesti veendunud, et pärast seda suurt tüli, mis meil oli, ma otsejoones läksin mingi teise tüübi voodisse. Ehk siis ta saatis mulle sõnum, et kus sa oled, kellega sa oled, mida sa teed. Kui ma sinna mäe otsa jõudsin, kui ma läksin maha rahunema, siis ma saatsin talle video. Ma olen mäe otsas. Jäta mu hing rahule. Ja ta oli täiesti veendunud, et ma petan teda seal samas mäe otsas. Keset neid okaspõõsaid. 100% veendunud. Kui ma sealt mäest alla hakkasin ronima, siis ma libisesin ja ma kukkusin ja okkalised põõsad, ehk siis ma kriipisin kõik oma jalad ära, nagu mu jalad eritsesid. Kui ma koju jõudsin, siis ta ütles, et miskit ei klapi siin. Sa kunagi ütlesid mulle, et sa ei kuku. Liis ei kuku ju. Ehk siis, sa raudselt valetad mulle ja sa raudselt petsid mind seal mäe otsas mingi tüübiga. Nagu tunnista üles, ma tean, et sa petsid mind. Sellised lood siis. Ma järgmises videos räägin teile veel mõningatest situatsioonidest, mis meil tekkis ja kuidas see esimene pool aastat meil lõppes. Ja siis, milline see järgmine pool aastat oli. Lähme järgmine kord. Jätkame seeriat minu aastasest suhtest manipulatiivse, valeliku ja vägagi nartsissistliku kolumnlasega. Osa number 3. Mul on teile üks väga hea lugu, mis minu arvates kirjeldab väga hästi, kui sügavalt ta mind armastas ja kui palju ta minust hoolis. See oli üks nendest kordadest, kui mu eks oli jälle külla tulnud ja nagu te juba teate, kui mu eks külla tuli, siis Andres põgenes. Ja ma ei mäleta, kas see oli see sama päev õhtu või järgmine päev. Ma läksin oma sõbrannale külla, kes elas korrus kõrgemal ja mul hakkas korraga mega halb olla. Ja mul hakkas vaikselt külje pealt valutama. Ma läksin koju, ma lebasin voodis ja iga mööduva minutiga läks olukord aina hullemaks, mu palavik tõusis aina kõrgemale ja mingi hetk oli selline tunne, nagu keegi
nagu pussitab mind noaga see külje peale. Ja samal ajal Andres saadab mulle sõnumeid. Ma tean, et sa petad mind. Ma tean, et on sinu voodis. Saada endast pilt. Ja ma mäletan, et ma ütlesin talle lihtsalt nagu jäta mu hing rahul. Mul on nagu nii sitt olla. Ma olen nagu vaikselt siin ära kõngemas. Lase mul lihtsalt olla. Nagu palun lase. Ma mäletan, ma ütlesin, et palun lase mul lihtsalt olla. Andres oli veendunud, et ma valetan talle ja ma üritan lihtsalt, ma ei tea, mitte temaga rääkida, eks ole, või mis iganes on ju. Ta ei pakkunud välja, et ta tuleb külla. Ta ei pakkunud välja, et ta käib läbi. Ta ei küsinud, kas mul on midagi vaja. Ta oli veendunud, et ma valetan talle ja et ma raudselt magan oma eksiga. Terve see aeg, kui mul eks külas oli, siis mu olukord läks aina hullemaks. Mina muidugi emosse ei läinud, sest tugev Eesti naine, ma olin jumala kindel, et kui see üle läheb, küll see üle läheb, on ju. Lõpuks mul eks pakkus välja, et come on, nagu ma viin su haiglasse, mul oli nagu, et ei ole vaja, ei ole hullu. Mul endal oli juba too, et mingi 38-39 palavik ja no tõesti see valu oli nii hull, et ma ei saanud nagu voodis ühe külje peal teise külje peale keerata. Ma ei suutnud enam väga hästi kõndida. Aga igatahes üks hetk mul eks lahkus. Ja siis mingi hetk mul sõbrannad veensid mind, et ma pean minema emosse. Et üks mul sõbranna ütles, et tal oli kunagi neerupõletik, see tundub olevat sama ja neerupõletik võib väga halvasti lõppeda ja siis mul hakkas hirm ja ma kirjutasin Andresile. Ma kirjutasin talle, et mulle tundub, et ma pean minema haiglasse, mulle tundub, et asi on väga-väga halb ja palun tule kaasa minuga, eks ole. Ja siis oli Andresil 100 vabandust. Väidetavalt olid tal mingid tuttavad külas, kes olid kruiisilaevaga tulnud ja ta näitas neile linna. Ja siis ta oli liiga kaugel ja siis ta ei saanud tulla ja ta nagunii ei jõuaks ja mine ikka üksinda, on ju. Ja siis mul sõbranna tuli ja me koos läksime emosse. Ta istus minuga seal 5 tundi ooteruumis. Samal ajal, kui ma lihtsalt liikumatult seal tooli peal ja vahepeal põranda peal istusin, sest ma ei saanud enam liigutada ennast normaalselt. Ja siis ma lõpuks sain arsti juurde, eks ole, mind pandi tilgutite alla, sest mul oli väga ränk neerupõletik. Ja siis ma kirjutasin Andresile, et situatsioon on selline ja ta teatas, et tema ei usu, et ma haiglas olen. Tema arvab, et ma valetan talle ja et tema ei hakka kusagile haiglasse tulema, tal ei ole pabereid ja ta on immigrant ja ta ei saa nagunii haiglasse tulla, ehk siis ta ei tulnud haiglasse mulle järele ega mind vaatama ega mulle seltsi. Ta nagu thanks mees, on ju. Kui ma lõpuks koju jõudsin üksinda, ma läksin üksinda koju, siis ta endiselt ei tulnud mind vaatama terve see õhtu, selles mõttes, et ma mäletan nagu väga hästi seda ööd, kuidas see valu ei andnud ikkagi järele. Need antibiootikumid ei mõjunud nii kiiresti. Ma mäletan, ma nutsin seal keset ööd, sest mul oli lihtsalt nii valus. Mul oli lihtsalt nii valus ja ma mõtlesin, et ma lihtsalt suren ära seal. Ja keda ei olnud, oli Andres, kes ilmus lõpuks kohale järgmise päeva hommikul. Ja kui te arvate, et tal kahju oli, et ta mulle seltsi ei tulnud või et ta mulle appi ei tulnud, siis te eksite. Ta rääkis ainult sellest, kuidas tal nii raske oli. See oligi see päev, see oli see kord, kui ta ennast kiilakaks ajas. Ta rääkis ainult sellest, kui raske tal oli ja kuidas keegi talle joogi sisse midagi võib-olla pani ja võib-olla teda ära kasutas. Ehk siis lõppkokkades oli ikkagi nagu alati tema ohvrirollis, tema ei olnud mitte milleski süüdi ja selles mõttes, et mina ei surnud ära ju, nii et all good. Ma tean, et ma oleksin pidanud ta see sama päev maha jätma. Nagu minu arvates mitte midagi muud ei demonstreeri paremini seda, kui vähe ta minust hoolis ja kui vähe ta mind reaalselt armastas. Aga ei, ma andsin talle andeks ja me läksime rõõmsalt koos edasi. See oli ka see hetk minu arvates, kui mul sõbrannad olid juba nagu, et come on, et see ei ole nagu okei. Palun jäta ta maha, nagu palun. Aga minu arvates ei läinud väga kaua aega enam sellest hetkest, kui mul reaalselt temast ka kopp ette sai ja ma lõpuks suutsin ta ikkagi nagu mingil määral eemale lükata mõneks ajaks.
Oi jumal küll, olid ajad, olid majad. Osa number 4 minu hullust, sõgedast Kolumbia eksist. Let's go! Ma arvan, et teil on praeguseks hetkeks päris hea ülevaade tekkinud, milline mees oli Andres ja millised olid tema tüüpilised käitumismustrid. Nagu 6 kuud koos oli Andresiga, olid nagu Ameerika mäed, väga kõrged tõusud ja väga järsud langused ja seda kõike saatis konstantne manipulatsioon ja valed ja minu süüdistamine tema soov mind võimalikult palju alla suruda ja tekitada mulje, nagu mina olen hull ja mina reageerin üle ja mina ei toeta teda ja mina ei armasta teda ja mina ei usu temasse. Nagu ükskõik mis tüli meil ka ei olnud, see lõppes alati sellega, et lihtsalt hull ja sa reageerid üle. Nagu thanks mees, noh. Ma mäletan, et Andres jäi igale poole hiljaks, nagu vahet ei ole, mis aja me kokku leppisime. Andres jõudis kohale kas tunde hiljem, ehk siis 3-4 öösel, siis ta helistas mulle kell 3-4 öösel, et mulle teada anda, et ma olen nüüd su maja ees, lase mind sisse. Ja kui ma magasin, siis kas ta teatas taaskord, et ma petan teda koos kellegagi või siis üldse ta tekitas sellise situatsiooni, et ta rääkis mulle järgmine päev, kuidas ta pidi pargipingi peal magama, ta oli nii külm ja see on nii õudne ja mina olen kõige süüdi. Või siis ta jõudis üldse mingi päev hiljem või 2 päeva hiljem kohale ja teatas, et tema aku sai tühjaks ja mitte kellelgi ei olnud laadijat või ta kaotas oma telefoni ära või keegi pani ta keldrisse kinni, eks ole, ta ei saanud minu juurest läbi hüpata, et mulle teada anda, et ta ikkagi ei saa tulla, eks ole. Reaalsus oli see lihtsalt distraction. See oli nagu tema püüe panna ennast ohvri rolli, et ma ei küsiks rohkem küsimusi ja ma ei uuriks ja ma ei kahtlustaks, sest tegelikult ta lihtsalt ignoreeris mind, et mind taaskord kellegagi petta, kas pole mitte irooniline, kuidas ta mind konstantselt petmises süüdistas, kuigi ta ise selle 6 kuu jooksul magas tõenäoliselt 10, kui mitte 100 naistega, sest ta oli väga võimekas mees. Ma mäletan, et ma pidin igale poole kaasa minema, kuhu ta mind kutsus, ehk siis ükskõik mis plaan tal ka ei tekkinud ja see plaan oli peaaegu alati mingi tüübi taga otsimine mööda tänavaid, kes pidi talle kanepit müüma. Ma räägisin tundide viisi lihtsalt jalutad, eks ole. Ja kui mul lõpuks kopp ette sai ja ma ei viitsinud enam temaga kaasa minna, siis kas ta teatas jälle, et sul on lihtsalt vaba hetke vaja, et mind petma minna või siis ta rõhutas mu südametunnistusele. Nagu ise sa ütled kogu aeg, et me ei ole piisavalt palju koos, eks ole, me ei veeda aega koos ja nüüd sa ei tule, et miks sa ei taha minuga koos olla. Aga kui mina teda kusagile kutsusin, kui mul plaanid olid, lähme grillima, lähme randa, vaatame mingit filmi, eks ole, siis tal kunagi ei olnud aega. Ta kunagi ei viitsinud tulla. Ükskord ta tuli, me pidime matkama minema, ta tuli kaasa läbi häda ja läbi vingumise. Ja siis ta mäejalamil tegi 3 sammu, ta teatraalselt väänas oma jala välja veel teatraalsemalt, ilma sõnagi lausumata lahkus. Aga nagu mina pidin alati kaasa minema, aga tema ei pidanud mitte kunagi nagu minu plaanidega kaasa tulema. Ma viskasin ta konstantselt oma kodust välja esimest korda juba suve lõpus. Mul lihtsalt sai nii kopp ette, nagu mu elu ei olnud enam mitte midagi muud kui draama ja probleemid ja hädaldamine ja mingid süüdistamised ja nagu ma enam ei suutud ja meil oli mingi situatsioon ka, et mul tulid tuttavad külla ja siis Andres jõi selle tuttava mehega ennast sigalakku täis ja üks oksendas nendest minu vetsu täis ja Andres samal ajal terve minu magamistoa, ma mäletan, ma tegin ukse lahti, ma olin nagu, et ei ole võimalik, et üks mees nii palju oksendada suudab, nagu kõik mu voodi, mu spordikott, kardinad, põrand, kõik oli täis oksendatud. Nagu, ja siis mul oli nagu, et kõik, ma enam ei viitsi, et palun lahku. Ja siis ma lasin ta oma koju tagasi. Jäi ja viimane kord ma viskasin ta välja novembri keskpaigas. Ja toona ma ei visanud teda nagu vihaga välja. Ma mäletan, et me rääkisime, et võib-olla lihtsalt ei toimi see suhe nii, et me koos elame. Et proovime natukene eraldi, hoiame natukene distantsi. Ja tegelikult asjad läksid ka paremaks, et me saime kokku ainult selleks, et muusikat teha või istuda kusagile. Ma mäletan, ma käisin tema juures filme vaatamas, et nagu asjad rahunesid maha. Ma mäletan, me tegime mitu muusikavideot koos, et oli nagu ilusad hetki ka. Aga reaalsuses tegelikult meil ei läinud paremaks sellepärast, et see distants meile head tegi, vaid sellepärast, et ta leidis endale uue naise, kes oli talle kasulikum kui mina. Mingi hetk ma andsin talle teada, et ma lähen lastega jõuludeks Eestisse. Talle muidugi see absoluutselt ei meeldinud, et mis mõttes sa jätad mind üksinda jõulud. Mul ei ole siin mitte kedagi, ma ei tunne mitte kedagi. Mu perekond on Kolumbias, et rõhus mu südametunnistusel, aga nagu mul oli selles mõttes suht pohku, et ma ei olnud lastega käinud Eestis alates sellest hetkest, kui me Hispaaniasse kolisime ja see oli minu jaoks väga oluline. Nii et ma lahkusin ja jätsin ta Hispaaniasse üksinda. Siis ta andis mulle teada, et tal tuleb mingi Prantsusmaa sõbranna külla, et talle seltsi pakkuda, ma olin nagu good for you, ma jätsin talle veel oma korteri võtmed.
kuna ta vingus, et tal korterikaaslased on jõudsad, on ju, ja ta ei taha seal olla. Ma ütlesin, et okei, et kui mind ei ole, siis sa võid natukene aega nagu mu korteris olla. Ja kui ma Eestis olin, siis ta saatis ka ikka mõned sõnumid mulle, et ma tean, et sa petad mind. Mulle nagu muidugi, ma olen siin perega jõululaua taga ja samal ajal, ma ei tea, kiirelt hüppan kellegi juurest läbi ja petan sind, nagu mis mõttes on ju, et mul ei ole aegagi selle jaoks, aga okei, fine, mis iganes. Aga see üldse kuidagi see kontakt hakkas vaikselt ära vajuma, ta kirjutas mulle aina vähem ja vähem ja siis 31. detsembril see kontakt kadus täielikult. Ta saatis mulle keskpäeval mingi veidra video, et ilusat aastavahetust ja rohkem ma temaga kontakti ei saanud. Kõik ta kadus täiesti ära, nagu null. Ei läinud kõned läbi, ei läinud sõnumid läbi, puff, ja ta oli kadunud. Ühendust sain ma temaga järgmisel päeval, ta saatis mulle pika kirja, kus ta teatas, et tema korterikaaslane oli talle kallale läinud ja ta läbi peksnud ja tal oli hirm oma elu pärast, seega ta pidi põgenema kohe. See sama öö, tal ei olnud aega oodata 3 päeva, enne kui ma tagasi läksin. Tal ei olnud võimalik mulle helistada, ta pidi põgenema, sellepärast, et ta kartis oma elu pärast. Ehk siis ta pakkis oma koti kiiruga, eks ole. Ja lisaks sellele, et ta pakkis oma koti, ma kunagi kuid hiljem küsisin tema käest oma tekke tagasi. Need samad tekid, mis ta täis oksendas ja mis ta siis endaga kaasa võttis ja pesumajja viis ja need olid seal tema uues korteris, eks ole. Aga need tekid olid minu korteri omaniku tekid ja ma tahtsin neid tagasi. Ja siis ta teatas mulle, et see sama öö, kui ta läbi peksti ja ta veritses, siis ta lebas oma voodi peal, eks ole, mingi 2 sekundit, eks ole, siis ta oli kiire, ta pidi kohe põgenema. Ja siis need tekid said veriseks. Ja siis, kui ta oli põgenemas, siis ta haaras need tekid ka, sest ta ei saanud oma DNA-d sinna maha jätta, eks ole. Ja siis ta oli need konteinerisse kusagile visanud nagu make it make sense, on ju. Igatahes ma mäletan, et ma olin jumala segaduses ja paanikas ja pettunud ja kurb, eks ole. Ma mäletan, et ma nutsin seal elu eest, on ju. Ja iga kord, kui mul on sellised situatsioonid, siis ma helistan oma sõbrannadele. Ma helistasin kõik oma sõbrannad läbi ja ma rääkisin, mis nagu minuga juhtus, on ju, mis toimub. Ja kui ma olin nendega rääkinud, siis ma rahunesin maha. Ja siis see kurbus ja paanika ja õudus ja segadus asendus sellega, et ma olin nagu, yes, ma sain tast lahti. Mul ei ole enam neid probleeme. Mul ei ole enam seda, et keegi kogu aeg süüdistab mind ja hädaldab, eks ole, et ma sain temast lahti. Et no tõesti nagu üks hetk ma olin kurb ja siis järgmine hetk mul oli nagu yes, ta on lahkunud. Mul ei ole enam Andreesi Malagas, ta on kaugel Prantsusmaal, thank God, noh. Ehk siis Andrees oli lahkunud. Kui ma tagasi Malagasse jõudsin, siis ma mäletan, et mul oli mega hirm oma korterisse tagasi minna, et kas mul võtmed ikka on seal, on ju, kas korter on okei, kas kõik on korras. Kõik oli korras selles mõttes, et ainuke, mis ma leidsin, oli üks pitsakark, kus olid mingid konid sees, aga muu oli kõik jumala okei, et kõik oli oma koha peal, midagi ei olnud ära varastatud, et nagu selles mõttes oli kõik hästi ja Andrees oli lõpuks ometi lahkunud. Aga minu üks suurimat probleem on see, et mul on alati closure'it vaja. Ma ei uskunud, et ta sai peksa, ma ei uskunud, et ta kartis oma elu pärast, ma ei uskunud, et ta põgenes selle prantsuse tšikiga ainult selle pärast, et ta parasjagu seal oli ja abi pakkus. Ma teadsin, et seal on mingi lugu taga, eks ole. Ja siis ma tegin selle vea, et ma ei blokeerinud teda ära. Ehk siis, kui see lugu vaid lõppeks siin ja nüüd ja praegu, see lugu kestis veel pool aastat edasi. Nagu ole loll, aga no miks sa nii loll oled, liisikene, kullakene, kallikene, no. Nii et lõpetame selle loo praegu siin ära. Ma panen teile siia mõned pildid. See on Andrees ja siin on Andrees, et te näeksite, milline ta välja nägi, sest muidu võib-olla te ei usu, et see üldse juhtus. Võib-olla ma ka räägin teile mingi tudujuttu, on ju, mõtlen teile siin loo välja, tegelikult ei eksisteerigi Andreesi, on ju, et te näeksite, et ta tegelikult ikkagi eksisteeris. Näeme järgmine kord. Kui te tahate Andreesi nägu pikemalt jällitada, siis ma panin enda profiilile ühe YouTube'i muusikavideo, mille me koos tegime. Ja et te teaksite selle muusikavideo nagu filmimise ajal, ta oli väga pilves. Selles mõttes, et te näete ta silmadest ära, nagu kui pilves ta oli. Aga noh, here you go.